E-arve reaalaja majanduse terviklahenduse osana on üks koolituste sarjast reaalaja majandus. Millest me tänases osas räägime? Sellest, mis asi üldse on reaalaja majandus, milline on e-arve roll reaalaja majanduses, mida kaasa toob andmekvaliteedi nõuete hulk e-arvetele, mis digitaliseerumine endast kujutab, mis kasu sellest kõigest me saame ja mõned praktilised nõuanded ka lõpuks. Aga mis siis on reaalaja majandus? Reaalaja majanduseks nimetatakse keskkonda, kus kodanikke, ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone siduvad majandustehingute andmed esitatakse standardsel digitaalsel kujul, üha enam automaatselt looduna ja on kasutatavad üha enam reaalajas, ilma salvestaja vahendaja etappideta. Sellise määratluse andis kunagi Bo Harald, Soome professor, oma Roadmap for Real-Time Economy raamatus. Aga kui nüüd tulla e-arve rolli juurde, siis arve on iseenesest ostu-müügitehingut tõendava algdokumendina üks enam levinud ettevõtete vahelises andmevahetuses kasutatavaid dokumente. Eestis teadupärast koostatakse ja edastatakse umbes 75 miljonit arvet aastas. Ja tänase seisuga suudab e-arveid vastu võtta umbes 12 000 juriidilist isikut, see on 9% Eestis tegutsevatest ettevõtetest ja organisatsioonidest. Tegelikkuses on e-arve kõige kiirem ja usaldusväärsem viis arveandmete edastamiseks müüjalt ostjale. Andmed liiguvad müüja ja ostja vahel raamatupidamissüsteemidest automaatselt erinevalt seni enam levinud e-posti teel PDF-failide saatmisega. Ja paar aastat tagasi ühe TalTechi lõputöö käigus mõõdetud aja ja otsese rahalise kulu põhjal tehtud järeldused ütlevad väga selgelt, et PDF-arve töötlemise kulu on oluliselt suurem kui e-arve töötlemise kulu. Võiks öelda, et e-arveta ei ole reaalaja majandust üldse olemaski. Ja eelnevat definitsiooni meenutades, siis e-arve vastab kõige otsesemalt reaalaja majanduse põhimõtetele, sest e-arve esitatakse standardsel digitaalsel kujul. Euroopa Liidu standard asendab peatselt Eesti senise e-arve standardi, et tagada piiriülene kasutatavus. Üha enam automaatselt looduna e-arve koostamine toimub kasutaja jaoks tegelikkuses taustategevusena sinu raamatupidamissüsteemis. Ja e-arved on kasutatavad üha enam reaalajas, ilma salvesta vahendaja etappideta. Praktikas liiguvad siis e-arved automaatselt ühest raamatupidamissüsteemist e-arve operaatorteenuse kaudu ostja raamatupidamissüsteemi, ehk ei ole vaja kellelgi ekstra käia faile üles või alla laadimas erinevate infosüsteemide vahel, kus siis neid faile saata. Kui me räägime andmekvaliteedist, siis e-arve puhul on see hästi oluline teema, kuna e-arves sisalduvad andmed liiguvad ühest süsteemist teise, mistõttu nende kvaliteet on kasutajate jaoks kriitilise tähtsusega. Ja tõenäoliselt mitte ükski ostja ei taha e-arves sisalduvaid detailseid andmeid ülekontrollimisele aega raisata. Teadupärast võib e-arves toote või teenuse kohta esitada detailseid parameetreid, mis on vajalikud näiteks erineva aruandluse koostamisel. Täna räägitakse päris palju kestlikkuse aruandlusest, mis tuleb koos rohepöördega meile kaasa, ja juhul, kui selle aruande esitajad hakkavad nõudma ka seda detailset informatsiooni oma tarnijatelt, siis on võimalik liita see detailne hulk infot otse e-arvesse. Ja loomulikult pikemate tarneajate puhul võivad liikuda need arveridadel toodud detailsed parameetrid täiesti muutmatul kujul läbi paljude ettevõtete majandusinfosüsteemide. Digitaalne tootepass tagab, et sama toote või teenuse puhul on kõigi osapoolte jaoks kirjeldatud täpselt samal moel kõik need parameetrid, mida siis peab antud toote või teenuse puhul tähele panema. Ja selle arve vastuvõtja ei pea siis oma raamatupidamissüsteemis kõiki neid detaile hoidma, vaid saab kasutada keskseid toote või teenuse registreid. Sellest räägitakse lähemalt
ka veebiseminaril digitaalse tootepassi ettekandes. Kuulake seda kindlasti. Reaalaja rakendused tuginevad ühtsel standardsel klassifikaatorite süsteemil, mis võimaldab kõigil organisatsioonidel kirjeldada majandustehinguid ühel ja samal moel. Ehk e-arve puhul me räägime siis kõige enam levinud ostu-müügitehingutest. Sisuliselt võib öelda, et reaalaja majandus ongi praktikas kogu see digitaliseerumine, millest siin aastaid ja aastaid on juba räägitud. Ja teadupärast meie ettevõtluses on ette nähtud teatud reeglid, nimelt iga ettevõtja peab enda osutatud teenuse või müüdud kauba eest igal juhul esitama arve. Kuigi tulevikus võime pidada võib-olla ka silmas tehingukirja jagamist, mis asendab tavapärast traditsioonilist arvet, sest süsteemid ju niikuinii vahendavad kirjeid. Ja kindlasti on e-arve puhul oluline mingisuguse vastava võimekusega tarkvara kasutamine. Ilma tarkvarata teadupärast e-arvet kuidagit ei sünni. Keegi ei viitsi kirjutada e-arvet ju käsitsi Wordis. Mikro- ja väikeettevõtjatel, keda on Eestis protsentuaalselt kõige enam, ei pruugi endal olla raamatupidamisprogrammi, aga igal juhul peab arve jõudma mitte ainult tema adressaadini, vaid ka ettevõtja enda raamatupidamisse. Ja siinkohal tuletan meelde, et kõik Eesti juriidilised isikud on raamatupidamiskohuslased. Nad peavad oma raamatuid pidama. Ja mõistlik ongi koostada müügiarve sellises raamatupidamisprogrammis, mis on jagatud ettevõtjale raamatupidamisteenuse osutajaga, või siis edastada need arved müügisüsteemist, näiteks teie e-poe süsteemist, toimunud tehingute andmestikuna automaatselt raamatupidamisprogrammidesse. Seega räägime igal juhul arvestusala totaalsest digitaliseerumisest, mis on eelduseks reaalajamajanduse jõudmiseni kõikide ettevõtete ja organisatsioonideni. Aga mis kasu e-arvetest me üldse saame? Selge, et automaatne saatmine süsteemist süsteemi me ei sõltu enam traditsioonilisest e-postist. Kindel on see, et meie arved jõuavad kohale. Automaatne vastuvõtt, jällegi me ei sõltu e-postist, arved ei lähe kaduma. Ja mis on suur samm edasi, on see, et me ei pea enam tegelema nende PDF-arvefailidega. Meil ei ole vaja ka ekstra andmeid sisestada oma ostusüsteemi. Lisaks toob see kaasa automaatse andmetöötlemisvõimaluse, on võimalik raamatupidajate tööd automatiseerida, kõik tehingud saab konteerida automaatselt vastavalt mallidele, vajadusel saab suuremates organisatsioonides kasutada automaatseid kinnitusringe ja kinnitusringi kasutamisel määratleda kõik vajalikud parameetrid, mis just selles konkreetses ettevõttes arve puhul peavad olema käigus. Ja lõppkokkuvõttes e-arve kasu, kiirem arvete käsitlemine ja tõenäoliselt toob see kaasa ka kiirema arvete tasumise, mis on kõigile ettevõtjatele väga teretulnud. Aga kuidas neid e-arveid üldse kasutusele võtta, ehk siis aktiveerime e-arve raamatupidamistarkvaras ja need tarkvarad täna veel suhtuvad sellesse üsna erineval moel, nii et tark on pöörduda oma raamatupidamistarkvara toe poole ja nad kindlasti annavad teile head nõu, on olemas suurepärased juhendmaterjalid, veebis on asjalikud videoõpetused, kuidas just sinu kasutatav raamatupidamistarkvara panna e-arveid saatma ja vastu võtma. Aga üks väga oluline asi Eestis on see, et meil on e-äriregistris võimalik anda kinnitus, et just minu ettevõte on valmis võtma vastu e-arveid ja millise konkreetse e-arve operaatorteenuse kaudu see toimub. Ja selle info alusel suudavad siis süsteemid omavahel täpselt paika panna, kuidas, millisest ettevõttest, millisesse ettevõttesse e-arved peavad liikuma. Täna tunnistavad juba paremad raamatupidamisprogrammid automaatselt seda e-äriregistris olevat märgendit ning kui müügiarvet koostada, siis pakutakse kohe välja ka e-arve saatmise võimalus. Loodetavasti tulevikus enamik raamatupidamissüsteeme ei hakka siin ka pikalt üldse jokutama, vaid saadab vaikimisi ja automaatselt e-arve teele, niipea kui see ostja pool on võimalik.
E-arvete vastuvõtu aktiveerimine täna paraku ei tähenda automaatselt seda, et kõik tarnijad asuvad siis neid e-arveid ka saatma. Ehk siis, kui mul täna on e-äriregistrisse pandud kirja, et just minu ettevõte tahab saada ainult ja ainult e-arveid, siis ikkagi tuleb ka vahest tarnijatega otse suhelda, nii suurte kui väikeste või keskmiste ettevõtetega. Aga see tasub ennast ära, sest järgmisel korral te saate kindlasti juba masinloetav e-arve automaatselt oma ostureskontrosse. Lähemat informatsiooni selle kohta, mis asi on üldse reaalaja majandus, sealhulgas e-arved ja kõik muud seonduvad teemad, saate te Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt hallatavalt lehelt realtimeeconomy.ee. Kindlasti võtke aega ja süvenege, mis see reaalaja majandus on ja millist kasu ta toob just teie ettevõttele. Kui te tunnete huvi täpsema ülevaate vastu, kui palju kasutatakse e-arveid Eestis, siis 2021. aasta lõpus avaldas Ernst & Young Baltic oma uuringu kokkuvõtte, kus on siis täpselt näha arvuliselt, kui palju neid e-arveid meil käigus on. Aga kokkuvõtteks võib siin öelda, et umbes pooled Eestis tegutsevatest aktiivsetest ettevõtetest on kindlasti e-arvetega kokku puutunud. Ja sel hetkel, kui uuringut läbi viidi, oli umbes 10 800 ja täna on kindlasti juba üle 12 000 e-arve vastuvõtja, nii asutused, riigiasutused, kus on kohustuslik, kui ka erasektori ettevõtjad. Ja igal juhul kutsun üles kõiki erasektori ettevõtjaid kasutama omavahelises arvelduses ainult ja ainult masinloetavaid e-arveid. See on kasulik kõikidele osapooltele. Aitäh kuulamast! Head üleminekut e-arvetele ja sammu tegemist reaalaja majanduse suunas. Aitäh!